Haridus on toonud meid inimarengu indeksis kõrgele, aga kas viib ka edasi? Inimarengu aruanne küsib, milline on Eesti haridus ühiskonna peeglist vaadatuna? Ühest peeglist paistab haridus kui rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti edulugu. Aga teisest peeglist hiilib ligi hariduslõhe, kus perede sissetulekud mõjutavad üha enam laste haridustulemusi. Hariduslõhes nähtamatuks jäänud lapsed ja täiskasvanud muutuvad nähtavaks hiljem. Haigla järjekordades, politsei statistikas ja vägivalla juhtumites. Me peame endalt küsima, miks meie hariduse edulugu ei kajastu inimeste tervises ega majanduse edenemises. Miks on nii, et Tallinnast 100 kilomeetrit ida pool või 200 kilomeetrit kagu pool kahaneb tervena elatud eluiga peaaegu 10 aastat ja suhteline vaesus kahekordistub? Ja probleem ei ole teadmiste ja andmete puuduses, vaid selles, et kogutud andmeid ei jõua otsustesse. Andmekaitse tõkked ja vähene andmetarkus takistavad varajast märkamist ja õigeaegset reageerimist. Ja e-riigi tegelik potentsiaal ei jõua lihtsalt hariduse juhtimisse. Me oleme harjunud endalt küsima, mida kool kõike veel peaks tegema. Aga olulisemgi veel on küsida, mida kool enam ei peaks tegema, et vabaneda ülesannetest, mis lämmatavad õppimise ja õpetamise rõõmu. Tulevikku kiigates peame hästi hoomama nii tänast kui ka homset keskkonda, et teada, kuidas haridusmaastikul edasi liikuda. Kas metsseana mokki joostes, rebasena hiilides, põdrana rahulikult maailma tormamist pealt vaadates või hoopis jänese kombel nutikalt haake tehes.